Siis see, nagu te olete aru saanud, siis ma olen hästi konkreetne. Sina, Kris, said ka aru. Kui ma saatsin häält sõnumeid, siis ma ei hakanud sind nämmutama, seepärast, et sul tuli ka üles nagu üks teema. Ja siis ma ikkagi kogu aeg astusin sulle kanna peale sinna ühe teemaga. Ja siis ma mõtlesin, et mina ei tea, mõelgu, mis mõelgu. Mina lihtsalt teen oma tööd, mina ütlen talle lihtsalt ära, et nii ongi. Kas sulle meeldib või sulle ei meeldi? Nii, paneme lahka kokku, teeme podcasti ja siis vaatame, kas kallistame peale seda või mitte. No, siis üks inimene, õigemini need 2 oli neid, kes panid mind AI-ga proovile. Nagu päriselt või? Ja kusjuures ma solvusin sellepärast, et ma mõtlesin, et okei. Vaatame, mis siit tuleb. Ja siis ta ju sai kohe aru, et ma ju sulgusin, eks ju. Ja sulgusingi, ma mõtlesin, et on nagu okei. Jah, loomulikult ma ei saa küll sinisilmi, seepärast, et keegi peab ju minust ka kahtlema, on ju. Äkki ma mingi lihtsalt mulli müüja. Soolapuhuja. Ja täpselt olengi kindlasti mõnele. Aga see tuli nii nõmedalt kõik välja, nii et ta pärast vabandas minu ees ja siis ma ütlen teile, ärge tellige siis, kui te tahate minuga katset teha, kas ma räägin teile tõtt. Ärge üldse investeerige sinna, sellepärast tegelikult mingi ostke mingisugune, ma ei tea, kast õlut ja siis mingi unikus krõpse ja mingi sõpradega näiteks garaaži alla midagi tegema. Mehed veel ei ole tellinud. Päriselt või? Kris on. Ei, no päriselt ei ole või? Päriselt ei ole, on küsitud hästi palju ja millegipärast teavad naised seda. Aga ma ütlen päriselt, et tehke seda, uurige, kes te olete, siis mehed on veel hellemad kui naised. Naised ju tahavad selleks sünnikaarti tellida, et nad tahavad teada, kas ta on ikka see lõvinaine. Kas tema on ikka see, kes teeb sul mehe ära sööb. Ja siis, kui ma ütlengi talle, et tead mis, sina, naine, võta endal püksid, võta munad jalgade vahelt ära, ma ütlen tavaliselt niimoodi. Ja siis on niimoodi, et